Tere kõigile! Rõõm teid näha. Jällegi, mina olen Oskar. Ma olen MTÜ-st Õigus Kodule. Minuga on siin veel pereliikmed ja juhatuse liikmed. Loodan ka, et teiega kõik astute üks päev meie liikmeks, et me saaksime koos seda teemat arendada. Aga testime esiteks, kuidas teil tundub, kas see töötab praegu? Mingi plõks nüüd käis siin, jah? Ahah. No vot. Ei tööta. Vot sellepärast ma arvan, et peame ikka endale truuks jääma. Tehnoloogiat ei saa nii palju veel usaldada. Loodan, tulge siis lähemale, ma räägin teile. Tervist, head inimesed. Me oleme siin täna selleks, et me saaksime astuda järgmise sammu. Selleks, et me ei peaks enam tagasi vaatama, vaid selleks, et me saaksime edasi vaadata. Kodu ei saa olla midagi, mida järel peab lõputult ootama. See ei saa olla ajutine ja õiglus ei saa olla lõputult ootel. Ja ma tahan teile kohe panna südamele, et kui meie midagi ei hakka tegema nüüd aktiivselt, siis ka midagi ei juhtu. Kui sina ei tee poliitikat, teeb poliitikas sind. Kui me oleme vaikselt, siis meid saab ignoreerida. Kui me oleme eraldi, siis meid jagatakse tükkideks. Aga kui me oleme koos, siis meist ei saa mööda vaadata. Meie suurim jõud on meie koostöös. Ja seda me peame edasi arendama. Meil on kõigil siin erinevad lood, teekonnad ja meie kõigil on tuttav see tunne, kuidas sa pead enda kodu eest kogu aeg võitlema, kogu aeg närvitsema, tõestusi andma, seletama, ootama. See on kohutavalt väsitav ja sööb meie ühiskondlikku ressurssi. See võiks kõik minna meie perede, meie linna, kuhu iganes kasutuseks, aga see läheb hoopis raisku. Kuid vaatamata sellele kõigele peame me olema edaspidi aktiivsemad ja organiseeritud. Me peame viima selle asja lõpuni. Alates tänasest loodame me meeleavaldusi teha igakuiselt, niimoodi, et Tallinn ei saaks meid ignoreerida. Me peame näitama Tallinnale ja Eestile, et me ei sure maha ja me ei kao ära. Me oleme siin edasi. Meie nõudmine Tallinnale tänavu on lihtne ja teostatav. See on lubaduse täitmine, mis juba tehti enam kui 20 aasta eest. Esiteks, Tallinn peab hakkama aktiivselt tegutsema sundüürnike tekitatud kahju hüvitamisega. Olgu see siis kompensatsiooni näol. Ja teiseks, Tallinn peab hakkama munitsipaalkorterite soodustingimisel võõrandamist. Lubadused tuleb täita. Me ei palu siinkohal erikohtlemist, vaid me palume, et me saaksime tunda ennast õigusriigis elavat. Tallinn, siin on sinu võimalus taastada tuhandete inimeste usaldus. Ära lase seda käest. Meie oleme koostööks valmis. Me ei taha lõputult kakelda, sõnaleda. Me tahame lahendusi ja me tahame, et meie vajadustega oleks arvestatud. Ja lõpetuseks ma palun teil vaadata veel ringi korra. Need on teie liitlased. Need on teie sõbrad. Suhelge rohkem. Koonduge. Siis me jõuame lõpuks kuskile, kui me hoiame kokku. Eriti täna selle külmaga. Eks ole? Igatahes, aitäh teile kõigile, et tulite. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Aitäh sulle! Aitäh teile kahele noormehele! Aitäh Mihklile! Midagi ei sünni, kui me ei tee lärmi! Midagi ei sünni, kui me ei tee seda koos! Õigus kodule! Teeme ära selle. Kus erakonnast te olete? Ma ei ole erakonnas, mul ei ole erakondlikku kuuluvust. Ma olen ainult sundüürnike ja teist omandireformist kodu kaotanud inimeste kaitseks välja astunud.